Kõigepealt ma ostsin oma lemmik praekapsast. Mina ei ole kunagi käinud kirikus jõulukontserdil. No nii ma võtan siit sellise. Selline näeb see hall välja. Täna me võtsime alustuseks oma need Astelpaju glögid. Kas ühiskonnana arvatakse, et see on nõme kingitus? Tere hommikust, käes on 22. detsember. Meil on eelviimane vlogmassi päev ja mina suundun kohe küüntesse. Kusjuures ma pean ütlema, et need täpilised küüned on olnud ühed mu kõige lemmikumad küüned, mis mul vist üldse olnud on. Mulle tõesti on need nii väga meeldinud, et mul on isegi kahju praegu minna ja polegi tegelikult väga pikk vahe olnud. Väljakasvu ka super palju ei ole, aga lihtsalt kuna mu küünetehnik tal ei olnud mulle aega pakkuda siin jõulude ja sünnipäeva vahelisel ajal ja ma tahtsin ikkagi sünnipäevaks midagi muud, siis täna oli ainus võimalus minna. Nii et ma lähen, aga ma tegelikult ei ole üldse välja mõelnud, mida ma teha tahaksin. Aga praegu mul on tegelikult suht kiire, ma pean hommikust sööma ja siis juba liikuma. Hommikusöök on äärmiselt lihtne. 2 muna, 1 see muffin ja vesi. Küüned said sellised. No nii, mul on kiire vahepaus kodus ja kuna mul ei ole praegu mingit valmis tehtud sööki ja mul on ongi vaja poodi veel minna ja pakid teele panna, siis ma lihtsalt tegin endale praegu kiiresti endale lemmikut täidetud pannkoogid, sõvatatud juustu ja kanaga. Ühtlasi seadistan oma tänast vlogmas videot ja siis ma hakkangi ilmselt juba poe poole liikuma. No nii, ma jõudsin oma poes käigult tagasi, pakid on teele pandud. Ma teen teile väikse Lidli hauli. Kõigepealt ma ostsin oma lemmik praekapsast, salvesti oma. Ma tegingi nagu põhimõtteliselt ostud niimoodi, et ma ei peaks nüüd järgnevad päevad ega pühade ajal üldse poodi minema loodetavasti. Ma loodan, et ma ei unustanud midagi, sest ma ei tahaks küll rohkem poodi minna. Ma ostsin 2 väikest bagetti ja nendega mul on tegelikult suht kohe üks plaan, mida ma tahan katsetada. Ma nägin ühte TikToki, aga sellest kohe varsti lähemalt, aga ma ostsin kohe mitu asja selle plaani jaoks. Burratat ostsin ka selle sama plaani jaoks. Siis ma ostsin muidugi enda lemmik cheddar juustu. Siis ma ostsin 2 nektariini. Ma tahtsin virsikut, aga virsikut kahjuks ei olnud. Siis ma ostsin 3 banaanikest. Siis ma ostsin prosciutot. Muide, üliäge. Ma ei ole varem näinud nii väikest peedipakki, 250 grammi. Minu arust idekas, kui sa tahad nagu toidu kõrvale süüa ja sa oled kas üksinda kahekesi ja lihtsalt ei tarbi võib-olla tervet seda 500 grammist pakki ära, siis ma täna avastasin selle sealt Lidlist ja ma olin mingi, oh my god, see on mulle mõeldud. Siis mulle väga meeldib Lidlist see kuivatatud mango. Nii et selle võtsin endale siia nosimiseks. Siis võtsin porgandit, kartulit, muide 666 grammi kartulit 10 senti. Ma olin tegelikult täiesti nagu hämmingus, et kuidas saab nii odavalt. Ja siis seal nagu, ma ei teagi, kas see on jõuludega seotud, igatahes delaks osas külmas olid siis sellised njokid. Nii et need ma võtsin ka juhuks, kui ma ei viitsi millalgi kokata eriti, et siis viskad need pannile ja võib-olla natuke midagi lisada, aga hästi lihtne teha. Sellised ostud. Vorstid on mul juba olemas, mida ma oma jõuluprae kõrvale söön. Alkoholivaba glögi ma nüüd ei ostnud, see mul natuke kripeldab, sest et mul on see alkoholiga plossa glögi veel alles. Aga nüüd mul nagu alkoholivaba glögi ei ole, samas saab kakaot teha, tšaid teha, teed, võib-olla ajavad ka asja ära, ma ei tea. Ja ma ei olegi jõudnud täna veel advendikalendrit avada, nii et meil on peale tänast jäänud ainult 2 ust. Täna on 22. Anti-Wrinkle Cream. Mingi bränd, mida ma ei tea. Selline. Ja mul on tegelikult jube kiusatus juua üks Red Bull.
ma saan täna avada eilse ja tänase akna, aga Ultrahuman ütleb mulle, et kusjuures see on nii haige, saate aru? Ultrahuman, see sõrmuse äpp näitab sulle ka, et millal sul on nagu kõige mõistlikum kofeiini tarbida ja kust nagu peaks kindlasti lõpetama. Et vaadates sinu unetsükleid ja mingid, millal sa magama lähed, kõiki neid asju on ju ta arvestab. Ja saate aru, ma olen kogu aeg ju rääkinud, et mina ei tohi peale kella 4 kohvi juua, et muidu see mõjutab minu und. Aga see oli nagu, nojah, kuskilt ma selle nagu võtsin, aga see oli mu enda peas ikkagi mingi loodud nagu mingi reegel nii-öelda. Et ega mul mingisugust kindlat alust sellel ei olnud. Ja saate aru, mu Ultrahumani see äpp ütlebki mulle praegu, et kell 4 on minu kofeiini cut-off time. Kell on praegu 5. Ja ma olen nagu, kas ma eiran seda? Samas ma tahaks praegu natuke kofeiini. Sellepärast, et teate, täna tulid sellised spontaansed plaanid siia õhtusse. Eks ma nagu, ma tahtsin midagi teha, siis ma natuke ise otsisin, tuulasin ka. Ja üks mõte, mis mul tuli, on see, et mina ei ole kunagi käinud kirikus jõulukontserdil. Et üks asi oli see, et kuna mu emps on siis teist usku, siis ta kunagi nagu ei sundinud ka, et kui koolil oli iga aasta see kiriku jõulukontsert, aga siis ta kunagi ei sundinud sinna minema. Ja noorena, kui ma ei pea kuskile minema, siis ma ei lähegi ka, ehk siis ma ei käinud ja nüüd kuidagi nagu ei ole ka sattunud. Ja ma mõtlesin, et ma tegelikult tahaks täitsa nagu minna. Ma kujutan ette, et see võib päris mõnusa jõulutunde sisse tuua. Ja ma vaatasin, et täna on Jaani kirikus tasuta jõulukontsert ja kutsusin Anette endaga kaasa, nii et me lähme sinna. Ma ei tea, kui kaua see kestab ja kas me päris lõpuni oleme, et võib-olla lähme natukene varem ära, et käime jõuluturul veel, joome glögi ja lihtsalt selline mõnus jõulune õhtu. No nii, vaatame siis, mis meil siin kalendris ees ootab. Valge Red Bull. Ausalt öeldes see on kõige imelikum Red Bull, mis minu arust on. Andke mulle kommentaarides teada, kas keegi on, kellele see valge Red Bull maitseb. Ma kedagi solvata ei taha, ma lihtsalt ütlen minu hinnangul on see nii imelik maitse ja ma nagu alati mõtlen, kas keegi ostab seda või tarbib seda. Nii. 22. See on see sinine Chewberry. See kusjuures mulle vist isegi maitses täitsa, kui ma õigesti mäletan. Ma võtan äkki praegu selle aprikoosi ja maasika oma. Nüüd ma tahtsin veel öelda, et kui te vaatasite, et kas mul nagu magusaks siin pühade ajaks on käinud see kuivatatud mango, siis ei. Mul on jõhkralt magusat. Minu kohta veel nagu eriti jõhkralt. Mul on šokolaade, mis ma olen saanud kas päkapikult või kingituseks. Mul on Kalevilt saadud piparkooke, mul on sügavkülmas jäätist. Mul on veel asju, et teha piparkooke, nii et selles suhtes nagu magusat jagub. Nii, ma just pesin nõusid. Ja ma ei jõudnudki avada oma see Red Bulli. Täitsa hea vahelduseks, see maitse. Ma panen teile selle TikToki ekraanile, mida ma nägin. Põhimõtteliselt siuke nagu... Ma ei tea tegelikult, kuidas see jõuludega seotud on, aga jõulusnäki idee, mille jaoks on vaja siis saia, burratat, pestot, virsikut, minul nagu ma ütlesin on nektariin, vaatame mis tuleb ja prosciutot. Ja see tegelikult tundub nagu nii lihtne asi, mida valmistada, nii et ma mõtlesingi, et ma täna nagu testin, et kuidas see on, et kas on väärt asi, mida teha ja pluss ma tegelikult ei söönud väga ammu, aga samas ma ei taha nagu ilma midagi söömata praegu ka sinna jõulukontserdile minna. Ja siis ma mõtlesingi, et ma saan 2 ühe hoobiga. Ma saan ära testida selle snäki, et kas mul on mõtet ka mingi muu päev siin teha kaaslasele näiteks ka jagamiseks. Või võib-olla nagu see tundub sealt videost parem, kui see päriselt on. Ja siis teiseks jah, ma saan midagi kõhtu veel ka. Nii, ma võtan siis kõigepealt selle bageti ja lõikan siit mingisugused viilud. See on muidugi eriti pisikene. Ja siis ma mõtlesin, et ma määrin võiga ja panen airfryerisse. Et seal ta tegi küll panni peal, aga ma mõtlesin, ma teen panni peal samal ajal siis seda nektariini ja siis need saavad krõbedaks minna seal.
ma panen 180 kraadi ja mingi 6 minutit näiteks. Panen pannile natukene võid. Ma ei tea, seal videos mulle tundus, et ta lihtsalt nagu ei pannudki midagi juurde sellele virsikule. Mõtlesin, et ma natuke äkki mett panna. Samas võib-olla ei ole vaja. Nii, need nektariinid veel seal küpsevad. Aga saiakesed said valmis. Nii nunnud. Ja kõigepealt tuleb siis panna siia pestot. Siis burrata. Siis paneme prosciutot. Ja siis on aeg nektariinid peale panna. Saidki valmis. No nii, ma võtan siit sellise mõistmiseks. Täitsa huvitav kooslus. See on minu arust nagu väga ilus asi, mida lauale panna kindlasti. Kas siis pühade ajal või ükskõik millal. Aga ma ei ole kindla, kas ma vaibin selle nektariiniga seal peal. Nagu mulle meeldiks ilmselt rohkem sinna kooslusesse mingi tomat. Kas või siis ka mingi pannil piprasoolaga tehtud tomat, sest see mida? Soe. Ma ei suuda otsustada, kas soojus või soe öelda. Soe efekt mulle meeldis. Okei, mõõde helistab mulle nii, et... Ja nüüd mul ongi põhimõtteliselt kohe varsti vaja hakata liikuma linna, et jõuda jõulukontserdile. Aga enne ma tahtsin teiega jagada ühte pakki, mida ma sain. Mulle kirjutas selline kodumaine bränd nagu Kena, kes müüb siis käsitööna Saaremaal valminud erinevaid kudumeid, nii kampsunite kujul, igasugused mütsid, peapaelad, sallid, igasugused erinevad tooted. Ja ma valisin nende valikust välja midagi, mis ma arvan, et minul kõige rohkem kasutust leiaks. Ja tahtsin teiega ka jagada. Oi, kui ilus pakikene. Selline. Ma ei olnud neist ausalt öeldes enne midagi kuulnud, kui nad mulle ise kirjutasid. Aga tegelikult nad on päris pikalt tegutsenud juba. Kas mul on õigesti meeles 10 aastat? Ma kohe vaatan. Jah, brändil täitub peagi 10. tegutsemisaasta. Vau! Et oleksid soojas ja hoitud ilusaid pühi, Kena. Nii nunnu. Igatahes. Mina valisin sealt endale välja 2 peapaela. Ma arvan, et te olete näinud ka, et peapaelasid ma kannan. Selline lillakas roosa. See on siis Merino villast. Ja siis teise võtsin halli. Nii ilus hall värv. Mõtlen, et see kindlasti leiab ka palju kasutust, sest et see sobib lihtsalt kõigega. Nii, proovime siis kohe pähega. Selline näeb see hall välja. Mega mõnus. Ja ei ole kuidagi nagu mingi selline kare või mis ajaks nagu sügelema. Ja see värv minu arust sobib mulle ka siuke nagu heledam hall. No okei, ma proovin siis juba sellega ära. See näeb selline välja. Ka minu arust sobib. Oi, nad on mulle kingituse siia pand, mida ma isegi ei valinud neilt välja. Kohe näitan seda ka, aga enne ma näitan midagi, mille ma veel valisin. Selline nagu kraega puuts. See on siis 100% alpaka villane. Et nagu ma olen siin rääkinud, siis ma ikkagi pööran rohkem rõhku viimasel ajal sellele, et oleks nagu naturaalsed materjalid. Just ka selles mõttes, et nad hoiaksid paremini sooja. Vaadake, kui mõnusalt see istub niimoodi, kas või lihtsalt nagu nii-öelda kraena. Aga kuidas ma kindlasti tahaksin teda veel kanda, on niimoodi. Okei, need juuksed ilmselt ma peaksin alla jätma.
Vaadake, kui ilus. Nagu tõesti nii ilus ja istub nii mõnusasti ümber ja siit jääb ikkagi, et ei puhu kuskilt tuul sisse, vaid ta hoiab täpselt nii, et ta on siit lõua alt nagu. Kui mõnsa ja vaadake jällegi, kui ilus värv. Selline beige. Ütlesin jälle, et sobib nii paljude asjadega. Ja mis nad panid mulle kingituseks, on sellised, kas nende nimi on kätised? Ma ei tea. Aga siuksed, kui tore, vaadake, see on täpselt sellega läheb kokku. Kui äge! No täitsa lõppa. Kui mõnusad asjad. Ma kohe täna midagi panen ka endale pähe. Ma veel mõtlen, kas selle või panen peapaela. Pean proovima, sest et ma panen praegu paksu levise jope, et ei hakkaks külm, kuna kirikus on ka jahe ja õues on praegu nii külm tuul, siis peab panema soojad riided. No nii, ma olen väga soojalt riides. Mul on paksu jope ja nüüd ma panin selle kapuutsikese. Kindad on ka olemas, ugid on jalas ja olen valmis õues aega veetma ja kirikus. Well, I'm all for Christmas. Millal sina viimati käisid kirikus jõulukontserdil? Ei tea, kooliga vist käisime. Peale seda pole käinud. No võt siis. Ja võtan selle palun. Siin on jah natuke soodsam. No võt. Ikkagi budget queens. Täna me võtsime alustuseks oma need Astelpaju glögid ja tunneme spiciness'i palju rohkem või nagu mingid spice'id toitu sööma täitsa kurgus. Jah, et ma ei tea, partii on teine. Ma jõudsin just koju ja ma tahtsin öelda enne, kui ma ära unustan, et mu esmamuljed sellest kraest kapuutsist on väga head. Esiteks väga pehme, teiseks see ei vaju kuskil ära. Nii nagu sa selle pähe paned, niimoodi ta on. Ja tegelikult isegi, kui sa tahad, sa saad selle siit veel kokku tõmmata ka. Aga seda ei olnud üldse isegi vaja. Ta lihtsalt nagu oli niimoodi. No nii, küsimuste aeg. Vaatsin siit mõned välja, screenshotisin ja hakkan tulistama. Kas sul on mõni lõhn või parfüüm, mis seostub kindla koha või mälestusega? Ja ikka. Mul on mitu parfüümi, mis on nagu mingi ajastu parfüümid, sest et varasemalt, kui ma veel ei olnud selline parfüümi fanatt, siis mul oli ikkagi nagu üks signatuur parfüüm, mida ma kandsin nagu suht igapäevaselt. Et näiteks see sama, mille Laura tõi siin Vlogmassi jooksul üles, see oli siis Paco Rabanne Olympia. Et see kindlasti, kui ma praegu seda tunneks, ma ei ole seda kusjuures väga ammu tundnud, siis see tuletaks meelde mulle minu 20. algusaja vist. Võib-olla ülikooli algusaeg. See vist oli nagu see aeg, kui ma seda kandsin. Ja siis mul oli veel
YSL-i Black Opium, see oli nagu isegi enne ülikooli, gümnaasiumi lõpp minu arust. Ja võib-olla ülikooli hästi algus, kui ma seda kandsin. Ja mingid peod tulevad meelde, kui ma neid tunnen, neid lõhnasid ja praegu ma ütleks, et selle Rabanni Fame'iga mul tulevad nagu mingisugused peod meelde, sellepärast, et see on minu jaoks üks õhtune lõhn, mida ma panen tihti, kui ma lähen kuskile peole või välja kuskile. Et siis sellega mul tulevad mingid peod silme ette. Siis mul on üks Saara lõhn, kusjuures ma ei oska praegu seda nime öelda. Ja ma ütlen ausalt, ma lihtsalt ei viitsi siit tõusta, et minna vaatama. Aga igatahes üks Saara lõhn, mis on selline suvine, magus, äkki mingi marshmallow midagi. See tuletab mulle meelde Greta reisi, sest et seal ma selle sain ja siis ma seda seal kasutasin. Jah, kindlasti veel mingid lõhnu, millega niimoodi seostuvad mingid ajad või mingid reisid või mingid peod. Et jah, lõhnadel on väga tugev side mälestustega ka minu jaoks. Mis asju sa eelistad pigem poest osta tellimise asemel? Kui nüüd riideesemetest mõelda, siis kindlasti püksid. Püksid on minu arvates liiga riskantne asi, mida tellida. Et kas siis see, et pikkuse poolest või ka tegelikult, kuidas nad ülevalt istuvad. Et pükse ma ostan koha pealt. Ilmselgelt lõhnasid meeldib alati osta nii, et ma olen neid ise nuusutanud. Et pigem siis koha pealt. Üldiselt mul nagu vist ei ole suurt vahet. Aga pükste puhul ma tean küll, et neid ma ei telli. Kas on mingi konkreetne mägitoode, mida enam müügil pole, aga oli kunagi 10-10? Esimene, mis mul meelde tuli, oli selline bränd nagu NAM. Ilmselt seda kuskil ikka müüakse, aga minu arust Eestis praegu mitte. Ja neil oli mingisugune limited edition 4 lauvärvi palett, sädelevad lauvärvid ja sealt ma seda ühte tooni kogu aeg kasutasin. See jäi lihtsalt nii ilus silmalau peale. Ja siis tegelikult sellega oligi niimoodi, et see oli suht hiljutine isegi. Ja selle asemele ma ostsingi igasugused need erinevad üksikud sädelevad lauvärvid, mis mul nüüd on kasutusel. Sellepärast, et ma tundsin ennast halvasti iga kord, kui ma seda kasutasin ja ütlesin, et seda enam ei saa. Et minu töö juures on see ka nagu aspekt, millele ma pean mõtlema, et kui ma midagi kasutan, mis on tõesti väga nagu silma paistev, midagi väga ägedat. Ja kui seda enam ei ole, siis see on veits jama lihtsalt, et iga kord, kui ma seda kasutan, keegi küsib, kust see on, siis ma olen, seda enam ei saa. Et see oli kindlasti üks selline toode, mille puhul ma tundsin, et ma pean selle välja vahetama. Siis jällegi ma usun, et tegelikult isegi võib-olla kuidagi saab neid tooteid, aga Vibo tooted, nendel oli päris palju tooteid, mis mulle väga meeldisid. Aga nad on kuidagi täiesti ära kadunud ja minu arust neil oli ka päris palju selliseid limited edition asju, mida enam ei ole. Et neil oli näiteks mingi lip kit, kus oli nagu, mul on tegelikult üks isegi avamata alles. Ja nüüd ma olengi mõelnud, et ma ei tea, kas ma nagu julgen seda avada või mitte, see on mitu aastat vana. Aga on täiesti kinnine, et hästi ilusa huulepulga tooniga. Ma tean, Anetele ka see väga meeldis. Ja siis neil oli jumestuskrem, mis mulle väga meeldis. Issand, mis selle nimi nüüd oli? Vibo Forever Skin. Ma ei tea, ma ei mäleta praegu. Igatahes, see mulle meeldis. Neil oli üks silmalauvervi palett, mis mulle väga meeldis. Ühesõnaga, ma ütleks terve Vibo bränd. Ja siis Nixil on olnud palju tooteid, kuna ma töötasin kunagi Nix Cosmetics, siis ma lihtsalt nagu nende kohta tean, et nad väga tihti lõpetasid mingite erinevate toodete tootmise ja kindlasti seal hulgas Nixi kreem kontuuripalett. See oli mu kõige lemmikum asi ja selle tootmise nad lõpetasid. Ja neil on tegelikult kindlasti veel igast huuletooteid, mida nad enam ei tee, mis olid ägedad. Ja siis viimaseks alati kindla peale jõulukink. Kindlasti on ju meil kõigil tutvusringkonnas inimesi, kellel justkui kõik olemas, aga midagi sümboolset tahaks ikka kinkida. Võt kui nüüd sümboolset mõelda, siis minu mõte läheb ikkagi kohe selliste väga praktiliste asjade peale, mis kuluvad ka nendel inimestel ära, kellel on kõik olemas. Ehk siis võib-olla nagu, ma ei tea, kas see on nagu nõme kingitus või? Kas ühiskonnana arvatakse, et see on nõme kingitus, need toidukorvid või? Aga võib-olla ise kokku pandud on nagu parem.
Sest et mina nagu leiaksin, et kui see on päriselt mingitest ägedatest asjadest kokku pandud korv, ma ei tea, mingi oliiviõli, mesi, mingi hea moos, ma ei tea, mingi äge pasta äkki. Ma praegu ei suuda isegi midagi rohkemat nagu mõelda, aga mingid siuksed ägedad asjad, mida sa kasutad ära, võib-olla ei raatsi ise osta või isegi vahet pole, kas ei raatsi, lihtsalt nagu mis kuluvad ära. Minu arust see on nagu alati hea kingitus, aga mul on nagu jäänud mulje kuidagi, et see ei ole nagu väga, ma ei tea, kust mul see mulje on, et inimesed ei taha kinkida seda, ma ei tea. Mis veel? No minu arvates, aga see on nüüd muidugi minu arvamus, sa ei saa väga valesti minna mingi ilusa, hea lõhnaga küünlaga või kodulõhnastajaga. Kindlasti keegi vaidleks mulle vastu. Aga ma tahaks öelda, et need on ka suht sellised universaalsed, kuluvad ära. Ega ma rohkem vist väga midagi sellist sümboolset ja universaalset ei oska välja mõelda. Võib-olla kui pikemalt mõtleks, siis mõtleks kah midagi. Aga ma ei jaksa pikemalt mõelda ja ma pean hakkama seda vlogi praegu kokku panema, sest ma ei taha homme sellega tegeleda, ma tahan selle täna ära teha. Nii et siinkohal tõmban otsad kokku. Homme tuleb Vlogmassi viimane video, mille ma üritaksin panna varem üles, aga ei julge päris lubada ka. Aga tahaksin panna küll päeva esimeses pooles isegi ülesse, sest et õhtul on ju kõik inimesed oma peredega ja kes teab kus. Vot, ma näen kommentaaridest, et teil on väga kahju, et Vlogmas hakkab lõppema. Ühest küljest on mul ka kahju, aga teisest küljest ma olen lihtsalt nii valmis vedelema, pikutama ühel küljel, teisel küljel, mitte midagi tegema. Panen Disney Plusi peale, panen Netflixi peale, söön, vedelen, scrollin ja ei tee mitte midagi. Ma olen nii valmis selleks. Nii et ühest küljest kurb, teisest küljest minu jaoks väga tore. Aga samas mul on hästi hea meel, et paljudele teist on ikkagi see Vlogmas väga meeldinud ja et see on saanud osaks teie rutiinist, et seda on olnud väga tore ja südantsoojendav lugeda. Nii et aitäh teile kõigile nende kommentaaride eest. Ja näeme homme!